Palju õnne. Sa tegid täna ajalugu. Seni ei ole ühelgi Eesti ultral naine saanud üldvõitjaks. Mis tunnet see sinust tekitab? Ääretult positiivselt kindlasti. Ma esiteks ei teadnudki, et naine ei ole võitnud kunagi Eestis ultramaratoni siis. Ja mul on hästi raske seedida praegu, sellepärast, et võistlus on alles õppenud. Aga ja ma ei tundnud see võitma, ma tuli lihtsalt katsetama. Seega ma olen ääretult üllatunud, et selline asi üldse võimalikuks sai. Aga ja ma olen hästi õnnelik. See pole väga kohale jõudnud. On arusaadav. Kas oli ka mõni raskem hetk või raskem koht sellel rajal või sellel võistlusel? Ma arvan, et 9. ring. Et siis ma hakkasin tõsiselt tundma, kuidas jalad ikka väga... Nad ei lähe krampi, aga lihtsalt nad on nagu valulikud. Nagu lihased on pinges, on õige mõelda. Aga 10. oli ka täpselt samamoodi, aga 10. on see viimane ring ja nüüd on suva lihtsalt, nüüd peab ära tegema. Ja me oleme kuulnud sind ütlemas, et sulle eriti ei meeldi võistelda. Kas nüüd sa rõõmustad meid sellega, et hakkadki võistlemas käima rohkem? Ma ei saa seda lubada. Aga ma arvan, et võib olla. Aga mul on lihtsalt oma projektid, mida ma tahan teha. Ja siis, kui ma sobitan need võistlustega, siis miks mitte. Kas need on veel saladus? No, ma võin selle avaldada. Ma soovin iga päev joosta maratoni nii pikalt, kui mul vähegi on võimalik. Väga lahe. Aitäh ja veel kord palju õnne sulle. Aitäh.